Aga krattidest rääkides, tõepoolest Ambla vallas on teada siis krati tegevusest kõige rohkem märke ja kas nad on siia head või halba toonud, ma arvan, seda oskab kõige paremini rääkida Ambla vallavanem Rait Pihelgas. Nii et ole kena, Rait, tule siia. Kas te olete siis ka hinnanud, et millist kasu või kahju on krati tegevusest Ambla vald saanud? No eelkõige tere Järvamaa ja tere tulemast Kangrumaa ja Ambla valda. Eks kratid on nii head kui halba teinud ja kui kratiperemees on laisk ja krati eest ei hoolitse, siis võib ka muret tekitada. Ja sunaline on suur jõud ja kui kratiperemees ikka hoolikalt ei mõtle, mis ta krati ütleb, siis võib kehvasti minna. Näiteks, et peremees palub, et too tilk vett, aga krott teeb teile järve, kuna ta ei tea, et kui suur on tilk vett ja nüüd saavad kevadel laisad kalamehed meil aknast kala püüda. Aga sellest olidki need Ambla aravete üleujutused siis nagu tingitud? Jah, kratt sai valesti aru, et ta pidi tegelikult väikse tilga tooma. No on veel teada mõndaid näiteid? Näiteks me teame, et Ambla vald oli esimesel lumi maha ja kõige hiljem ta sulas. Mõnel mehel oli vaja hoida oma hoidiseid ja marju, ta viitsin keldrisse neid viia, siis kratt mõtles, ta toob lund. Aga ta tõi seda lund hooletult ja liiga palju, nii et meil olid kõik kohad lund täis ja kõik oli täistuisa, me ei saanud liikuda. Ja eks me üritame sellega võidelda, et peremehed oleks hoolikad ja järelevalvespetsialistile on ülesandeks tehtud nad kõik nii-öelda korrale kutsuda. Väga sümpaatne, et sellega tegeletakse. Aga kas vastab tõele see kuulujutt, et Ambla valla eelmine vallavanem ei osanud enam kratile ühtegi ülesannet öelda, sest seif oli ammu asju täis ja nii siis nagu lubatud vanapaganale 3 tilga verega ta siis vanapagana juurde läkski? See oli ja kurb, et töö sai otsa ja 3 tilga vere eest ta müüs oma hinge maha ja täna ta siis on Tapa vallas vanapagana juures tööl. Kurb lugu tõesti, nii et olge ette.